Ja vaadake siis seda pealkirja, kirjutamine ja planeerimine. Ma hakkasin sellega pihta 1985. Ma olin sel ajal, mis te arvate? 10. Ma olin 10-aastane. Te võite ise arvata, millise ohjeldamatu kvaliteediga oli kõik kirjutatud, mida igales ma tegin. Eks ole. Ja mul on raske öelda, ma rohkem mängisin muid mänge ka. Ragulkad ja muud selline, eks ole. Aga ma panin selle numbri sinna sellepärast, et sel hetkel ma mäletan, ma tõesti hakkasin kirjutama, mul on kuskil need kahekopikalistes vihikutes, mis ma alustasin, on kuskil isegi alles. Selle peale ei tohi väga kõvasti hingata, sa pudenevad juba tolmuks. Ja mul on väga ma ei näita mitte kellelegi seda, mis ma sinna kirjutasin, sest mul on lihtsalt... Kuidas? Mulle võid näidata. Jumal hoidku makke. Ei. Ja ma räägin siis oma kogemusest ja ma ütlen ka seda, miks ma seda üldse praegu räägin, on see, et eelmisel Estconil üks kaunis blond daam tuli minu juurde ja rääkis, et kuidas moodi mina oma kirjutamisega järje peal püsin, et tal on aeg-ajalt kas järje peal või sellel joonel püsimisega raskus ja kuidas seda teha. Ma ütlesin, et see on, minu jaoks on see nagu lihtsustatud süsteem juba ja Veiko ütles, et väga hea, meil on järgmise aasta ettekande teema olemas. Ja nüüd ta siin ongi. Niisama taustaks, mul on üks klassiõde ja tema on doktor Tallinna Ülikoolis ja ta psühholoogina uurib loovust ja teda väga huvitas ka see materjal, mida ma praegu natukene ka esitlen hästi pisut, et kuidas moodi see loovus tekib ja kuidas moodi seda talletatakse ja kuidas seda üldse ellu viiakse. Ma ise ei pea ennast mingiks eriliselt loovaks inimeseks. Ei. Et mul on lihtsalt aeg-ajalt, ma tahan midagi kirja panna ja see on selle loovuse lihtsalt üks, seda nimetatakse vahepeal loovuseks, aga ma ise seda nii ilusa sõnaga võib-olla nimetaks. Nii, mis veel? Makke lubas, et ta väga hullusti mind ei sega, aga segab siiski. Kui kellelgi on küsimusi, siis küsige kohe, sest ma muidu unustan küsimuse ära. Kui ma hakkan heietama küsimuse peale, siis andke keegi, kes on kannatama, andke kõrvalt märku, et aitab küll, et lähme edasi. Nii, 2 minutit täis põhimõtteliselt võib lõpetada. Ja ma arvan, et ma lihtsalt jagan oma kogemust ja ma loodan, et vähemalt mõni inimene korjab siit üles mingisuguse hüva nõu, kui ta tahab kirjutada. Et kuidas moodi teha. Sest et ega see, mis töötab minu jaoks, ei pruugi töötada teiste jaoks. Inimesed on erinevad. Ja mina, kes ma olen, kus ma ütlengi, vaimus äärmiselt, ma olen väga, kus ma ütlengi, minu mõtteviisi ei ohjelda sageli mitte miski. Ma pean ennast kuidagi distsiplineerima. Ja sellepärast ma süvenesin sellesse, ma vahepeal hästi õrnalt kasutasin ka tehisintellekti abi, lihtsalt struktureerida midagi. Aga üldjoontes selgus, et meie mõtted läksid enam-vähem kokku. Aga lähme siis nüüd teema juurde, sest Make juba haigutab, et see on halb märk. Ta lubas magama jääda, kui ma igav olen. Just. Nii, millest siis räägime, et kus olid minu arenguperioodid, mis on need minu põhilised vead, sest neid ei ole vähe. Te tunnete mind juba mõnda aastat, et te teate, et neid on. Kes on lugenud, need teab veel rohkem. Mis on teemad, kuidas aktsepteerida arenguvajadus, sest ma usun, et iga kirjanik, kes kirjutab, kui ta on mõnda aega seda teinud, siis ta vaatab tagasi ja saab aru, et midagi peab muutuma, eks ole. Me inimestel arenema ja järel kirjutamine peab ka muutuma. Ja kuidas siis minna edasi? Et mul on paar nõuannet, kuidas oma tugevusi kasutada. Mulle meeldis selline ütlus, ladina keel, see teeb targemaks, nagu kui te ütlete ladina keeles midagi, siis te paistate targad välja, erudeeritud. Et custodia ordinem et ordo de custodia, et ma isegi tea, mis see tähendab, et hoia korda ja kord hoiab sind. Ja see on kirjutamise juures üks oluline punkt, et kui te olete seda korraldanud selliselt, et see on püsiv, siis see kord sunnib tagasi pöörduma selle korrastatud kirjutamise juurde ja see on pigem hea. Nii, siin on paar militaarset asja, sest kui keegi veel ei teadnud, siis ma kunagi ammu kaugus minevikus oli natukene sõjaväelane, siis MDMP is Military Decision Making Planning Process, MDMP, ja teine on Operational Design. Ja mida mina olen kasutanud, ehk siis siin sellest hetkest tuleb slaide rohkem, siin on enam slaidi kaupa, seal tuleb neid rohkem.
siiamaani küsimusi, kõik on lihtne, eks ole? Lähen edasi. Kui ma räägin iseenda arenemisest, siis ma kirjutasin seda valdkonda, millest ma ei kirjutanud, neid oli väga vähe. Ma proovisin kõike. Ja see kestis 5 aastat, seda rämps on mul siiamaani alles. See rämps on mul siiamaani alles, ma aeg-ajalt vaatan peale, võdistan jõledusega enda õlgu ja siis panen selle kasti kinni ja lähen eluga edasi. Põhiliselt tähendab mida? Ma lugesin midagi ilusat, midagi toredat lapsena ja see meeldis, mulle proovisin seda kopeerida. Siis igasuguseid inspiratsiooni otsimisi, millest veel võiks kirjutada. Sõbraga 2 peale ulme lugu kirjutada, üks peatükk teine. Et see jõudis võimsa tulemuseni, eks mõlemad tegime ühe peatüki ja sinna see jäi. Nii, mida ma tegin valesti ja mis oli mu ebaõnnestumised, edu oli 0 ja võib-olla isegi vähem. Mulle see oli nagu selge, aga ma arvan, et see on kooliraha, mida iga asja juures tuleb maksta. Ehk siis me hakkame midagi tegema ja alguses me soperdame niivõrd palju, et seda on hiljem piinlik meenutada, aga kui me see läheb piisavalt kaugele, siis me meenutame seda nagu osa lapsepõlvest, see muutub isegi armsaks natukene. Ja ma ei häbene seda enam nii palju, aga häbenen siiski. Kui te mind teate, see kunagi tehti hulmekirjanduse... See 0 edu, kas sa proovisid midagi kuskile saata, avaldada? Ma proovisin mõningate luuletustega kuskile, aga see ei ole nagu romaan, eks ole, ja ülejäänud ma isegi, ma ei jõudnud valmis midagi. Ma ei jõudnud valmis midagi. Ma olin 85, ma olin 10-aastane. Siis ma olin 15, sealt ei tule midagi, ma üritasin võimsalt ja uskudes ise, et kõik, ma loon uut epohhi, eks ole. Aga ei, see ei juhtunud niimoodi. Te teate seda, paljud teavad seda Hundipäikese aeg, eks ole. Ma nimetan seda enda õpipoisi tööks. See on see töö, mille ma tegin ära lõpuni ja näitasin ette, see võeti vastu, ma olin üllatunud. Ma hakkasin seda kirjutama 91. aastal, 15. Nibin-nabin, vaata ega sünnipäev ei ole sul aasta alguses. Nibin-nabin, sinna ta, see 1. juuli. Et ma hakkasin seda siis kirjutama ja see kestis tegelikult väga pikka aega. Aga see hakkas arenema nii palju, et see jõudis lõpuni. Ma ise ei ole seda enam isegi lahti võtnud seda raamatut, sest see oli minu õpipoisi töö. Mõned ütlevad, et see tuli välja hästi, mõned ütlevad, et see tuli välja pigem vähem, aga see oli minu õpipoisi töö. Võib-olla kunagi nostalgia hetkel sinna pöördun tagasi, vaatan seda asja. Aga see oli see, see on see töö, mis minust tegi kirjaniku, mind avaldati. Kirjanikuks saamise asi on see, et mind avaldatakse. Enne seda ma olen midagi muud. Kas te olete minuga nõus? Autor. Enne seda sa oled autor, kui avaldatakse, oled kirjanik. Kas ma autor ka olen või? Enne kui ma avaldan. Autor on kõik need, kes midagi kirjutavad, ükskõik kus, kas need avaldatakse või avaldata, sa teed midagi. Ma sain enda... tehtud, sa oled autor. Aitäh, ma sain just praegu enda minevikule ühe aunimetuse juurde, ma olin autor selles perioodis. Nõnda. Sa tahtsid kirjutada, järelikult olid autor. Jaa, ma tahtsin kirjutada, järelikult olin autor. Ja ma ise arvan, et minu kvalitatiivne hüpe algas pärast seda. Püha Jüri Kutsikat, ma ei tea, kes see on lugenud. Ei ole. See on ajalooline, see on väga ajalooline ja see mul tundub, et õnnestus. Kuidas? Ma ei tea, kas seda enam saadaval. Osta eest võib proovida. Minu jaoks oli selle kvaliteedi märk see, et mulle helistas eelmine Eesti Kirjanike Liidu, kus me nimetamegi, juhatuse esimees või pealik, esimees, helistas ja õnnitles mind ajaloo või see perioodi nagu õhkkonna väga hea äratabamise puhul. Et see oli minu jaoks nagu märk. Et selge... Aleksejev, jah, ta helistas mulle. Või ma ei mäleta, või üks minu ajaloolasest sõber, kes ka doktor, eks ta helistas ja siis ta said aru, et ma olen seal samas juures ja siis ta tahtis mind õnnitleda selle puhul. Et see oli nagu minu jaoks üks selline hea märk. Praegu siin annan ülevaade, ma ei anna nagu nõuannet. Kuidas? Sellega said kirjanike liitu ka. Ma võin rääkida, ma ei tea, kas ma... Aga tühja ka, kui sa juba Mahke küsisid, ma ütlen, et pärast seda oli kohe ütlen, sel ajal, kui Hundipäikese aeg, mitte Hundipäikese aeg, Püha Jüri Kutsikat avaldati, ei olnud veel
Aleksejev, Kirjanike Liidu juhataja, olid Karl Martin ja Sinijärv, kõik kolmekesi. Et tema oli selle juhataja, võttis muga ühendus, ütles, et astu nüüd sinna, sa pead astuma meie hulka, et sa oled nüüd juba põhimõtteliselt kirjanik, et astu meie hulka. Ja see lõppes sellega, et ma saatsin oma taotluse, mul Veiko oli hea inimene, soovitas mind, mul oli üks soovitaja veel ja sellele järgnes pikk vaikus. Selle järgnes pikk vaikus ja lõpuks tuli mulle kunagi kirja, et kahjuks minu kandidatuuri ei osutunud valituks. Ja ma selle peale ei solvunud, et mind ei võetud endi hulka, sest järelikult ma ei ole piisavalt hea, ega mis siis sellest. Aga kui Kirjanike Liidu juhataja ütleb, et tule meie hulka ja ta ise kutsub mind ja siis selgub, et mind ei võeta vastu, siis mind huvitab, et kes seal juhataja on. Et kuidas see nagu niimoodi võiks olla. Et selle peale ma mõtlesin, et tühja kah. Mõtlesin nagu hargla, et õige mul vaja, eks. Aga kui ma avaldasin juba ära Puud kasvavad kõigile, mida võib-olla ka mõned on lugenud, et pärast seda oli juba Tiit Aleksejev oli pealik ja ta ütles, et põhimõtteliselt see lühendatult käib see niimoodi, et ta ütles, et anna andeks, juhtus viga, see enam ei kordu, tee oma taotlus, astu. Ja Tiit Aleksejev on nii tark ja hea inimene, et ma seda kutset ei eiranud ja nüüd ma olengi Kirjanike Liidu liige. Hästi. Algab minu elus ulme ajajärk, eks ole. Kronošütist, verihambuline, mäletate? Nii, ja seda ma kirjutasin juba Kirjanike Liidu liikmena. Võistlusele saatsin, vähemasti selle kronošütisti. Verihambulist minu arust ei saatnudki enam. Ja põhimõtteliselt, nagu ma olen ka varem öelnud, tagasiside tuli, et kuidas Moabit minusugust üldse kannab. Ja praegu mul on pooleli siis Conquista. Nüüd, need on minu arenguperioodid. Iga kord ma natuke läksin paremaks. Need mõlemad, Puud kasvavad kõigile, Püha-Jüri kutsikad, need märgiti ära romaanivõistlusel. Et see järelikult ei olnud lihtsalt niisama. Et mingi areng oli toimunud. Nii. Mis on nagu põhilisemad vead, mida saab kirjanik teha, mida ma ise olen ka läbi elanud. Siit kuni silmapiirini. Ehk siis ma hakkan kirjutama ja mu kirjutamine veereb ja veereb. Põhimõtteliselt, kui mu tegelane heidab õhtul magama, siis ma seda unenägu võib-olla kirjeldan, aga hommikul ta ärkab üles ja jätkab sealt samast. Et ma veeretan seda ratast siit, ma ei tee vahesid. See oli minu algaja kirjaniku üks viga. Et seda tasub vältida. Mõistlik on jätta pause. Uskumine, et ma loon uut epohhi. Näiteks kui mina lugesin raamatuid, siis ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest suhteliselt vähetuntud tegelasest, vähetuntud tegelasest nagu Barbara Conan. Eks ole? Ja ma lugesin neid, esimesed ilmusid, kui te mälete, eesti keeles sai lugeda seda Pioneeris järjejutuna, oli? Pioneeris. No ei elanud siis, mina elasin. Ja oli juba Põhjanael või? No põhimõtteliselt sama, ütleme niimoodi. Et ta ilmus ja ma sain aru, et Eestis sellist kirjandust ei ole kirjutatud. Ja kui ma hakkasin kirjutama enda Hundipäikese aega, siis ma põhimõtteliselt, sisuliselt see peategelane oli Barbara Conan lihtsalt teistsugune natukene. Ma lõin Eesti kirjandusse enda meelest uut epohhi. Kas see õnnestus? No pigem ei. Mis on veel minu viga, mis on sageli ka algaja viga, et mida kõike ma tean, seda pean ma kirja panema. Kõik need joonealused, tuhanded joonealused märkused, mida ma sinna tegin kuskile raamatutesse, mida miski tähendab, mulle täiesti õigustatult öeldi, et see segab lugemist. Mis asja me loeme, et milline on roomlase aluspesu, kuidas seda nimetatakse, et kas see on nii tähtis. No võib-olla hariduse seisukohast mõne jaoks on tähtis. Minu jaoks näiteks, mulle need meeldivad. Lugeda ja ennast harida lugemise käigus mulle meeldib. Et ma kirjutan samamoodi, nagu mulle meeldib lugeda, eks ole. Ja minu jaoks, et mida ma tean, kõiki ma pean kirjutama, ma olen sellest hakanud loobuma. Seda isegi öeldakse õpetajate kohta, et ei tohi õpetada kõike, mida te teate. Seepärast, et kui te räägite ära kõik, siis kui tuleb järgmine küsimus, te enam ei tea. On ju? Kui te räägite ära näiteks 30% sellest, mida te sellest valdkonnast teate, siis te valitsete seda valdkonda. Sest teil on kõik ülejäänud ka veel on selge. Et ei tohi minna sinna kanti, kus kohast teadmine hakkab juba hägustuma, kas ma ikka tean või ma ainult arvan. Et seal hakkavad vead tulema.
siis stereotüüpide põlistamine, no Barbara Conan on ehtne stereotüüp, eks ole? No ja olgu issand tänatud, et sellised on olemas. Lihtsalt ma ei tea, kas mina pean seda omakorda põlistama, eks? Nüüd... Jaa, muidugi. Vaatasin mingi moment, hakkasin lugema troope ja stereotüüpe ja siis ma jõudsin sinna seisukohta, et praktiliselt kõik viimseni on ära tarbitud juba, kõik on olemas kuskilt otsast. Minu ajalooõpetaja ütles mulle, kui ma keskkoolis olin, minu hea sõber siiamaani, ütles mulle, et pärast Gilgameshi on kõik plagiaat. Nii et ärge muretsege. Pärast Gilgameshi on kõik plagiaat. Nüüd, mis veel? Vaenlase demoniseerimine lõplikult, et vaenlane on ainult halb. No näiteks sellises küsimuses, näiteks kui me võtame kas või tõelise iidoli, Tolkieni, siis Sauron on, ta on teatud mööndustega ta on demoniseeritud täiesti lõplikult. Tal ei ole šanssugi, et ta võiks kuidagimoodi kas muutuda või midagi taolist, muutuda paremaks või parandada ennast. Ja selles mõttes ta on natuke nagu igav. Ja Tolkieni puhul ta ei ole vaenlane, ta on pigem nagu loodusjõud. Ma ei tea, ma vaidleks vastu, seal on see küsimus on selles, et sa ei vaata ajalugu. Sauronil oli aeg ümber pöörata, lihtsalt see, mida me seal raamatus näeme, on see tema viimane final form ja sealt enam ümber ei pööra. Aga tõlguskirjandus tegelikult ta ei ole tegelane. Ta ei ole... Ta on nagu loodusjõud. Ta on taust, jah. Ta on taust. Ta on, kus ma ütlengi, ta on vaenlase center of gravity. Sealt tõmbab vaenlane enda jõu, sealt ta tuleb, aga tegutsevad teised. Väga paljuski. Head tegelased, siin ropendan ka natukene, head tegelased ei ropenda, ei joo, ei suitseta, ei käi kakal ja ei seksi ja ei vaata võõrad. See on nagu see viga. Mul on ka mõned sellised tegelased olnud, kui ma veel olin noor ja lapsukene. Ma kirjutasin inimestest, kes olid nii õilsad, et nad mitte kunagi, nad ei peale isegi tualettpaberit ei kulu. Kuidas nii? Ja ja see on õudne. Ja see on õudne. Kui ma loen seda Winnetousi, ma lugesin ka umbes selles vanuses nagu 10 aastat. Ma lugesin need läbi, sest nad tulid. Ma saan aru, et Raul rääkis mulle, et need on lühendatud tõlked, et nad ei ole tegelikult päris õiged, mis meil Eestis hirmusid raamatutena. Ja ma lugesin, kuskil oli mingi selline lugemisvihik või mingisugune luguvihik või mingi ilmus, siuke perioodika oli natukene. Ja seal need lood olid nagu detailsemad ja ma sain aru, et mingisugune, ei klapi kokku. Aga ma ütleksin, et kõik need Winnetoud ja Old Shatterhandid ja muud sellised tüübid, nad on vastikult idealistlikud, nad ei meeldi mulle. Seal tehti terveid hõimuja, tehti halbadeks lihtsalt sellepärast, et nad on sellest hõimust. See ei saa niimoodi olla. Ja detailide ignoreerimine. Mind on kritiseeritud sellepärast, et ma detaile liiga palju kirjeldan. Mul näiteks selle kroonostatisti puhul öeldi ka, et see, mis püssiga seal tulistatakse mammutit, see ei ole üldse tähtis. Seda ütleb muidugi inimene, kes ilmselt tõenäoliselt relva käes ei ole hoidnud. See on oluline. Relv on tähtis asi, ütlen mina, kes ma seda valdkonda õige pisut olen ikkagi näinud. Kas siia hulka läheb ka näiteks enda võrdlemine mingite kuulsate autoritega? Ma tean, et kunstnike puhul on see suur teema, et okei, et ma tahaks joonistada, ma ei oska joonistada sama hästi kui Da Vinci või Michelangelo, siis ma jätan joonistamise pooleli, sest et ma olen halb. Aga kas kirjanike puhul on samamoodi? Ma ei saa rääkida kõigi eest, ma saan rääkida enda eest. Ja ma ütleksin, et ei. Minul seda muret ei ole. Et ma kirjutan jalvasti ja ma ei kirjuta enam kunagi. Mulle meeldib kirjutamine ja ma teen seda ja ma võin öelda ka enda õigustuseks, ma ei ole ainult lugusid kirjutanud. Näiteks ma olen kirjutanud ka Eesti jahimehe ajakirja, suhteliselt humoorikaid lugusid mingist jahist tervikuna, pardijaht näiteks. See on lõbus asi ja ma kirjutan sellest. Kui vaja, ma kirjutan kui mul tulevad kunagi lapselapsed, ma kirjutan neile mingisuguseid lugusid äkki, mida on võib-olla tore rääkida, eks. Et ei, ma kirjutamist ei jäta sellepärast ära, et keegi minust paremini kirjutab. Ei, ma arvan, et see on asi, mida ei ole mõtet selliselt, jälle pärast Gilgameshit ei ole mõtet üldse kirjutada siis ju. See on väga suhteline ka, sest headus ja halvus kirjanduses on nagu nii suhteline. See on väga palju seotud sellega, kes loeb. Me saame öelda, mis on hea, mis on halvasti, me ikkagi oskame öelda vähemalt seda, mis halvasti on. Küll, aga põhimõtteliselt muus mõttes ei saa, et ühele meeldib üks ja teise. Jaa. Väga palju väga kuulsad kirjanikke tegelikult on väga halvad.
ma ühte mainin ka, kes mulle ei meeldi üldse. Nii. Kui ma hakkan kirjutada võiks ju paljudest asjadest, eks ole, aga mõistlik on valida see teema, millest me ikkagi valdkonda, ma ei tea, kas ma olen ees kellelgi, valdkonna tunneme, et kui ma olen arst, siis ma kirjutan meditsiinist, vähemalt osaliselt. Kui ma olen vedurijuht, ma kirjutan raudteest. See pädevus on tunda kirjutamisel. See pädevus on tunda ja näiteks, kui ma kirjutasin veel oma seda Hundipäikese aega, siis ma ostsin ühe raamatu, inglise keeles see oli siis ainult saada. Mingisugune naine oli kirjutanud väga detailse töö, ajaloolane, suurepärane. Naisterahvas oli kirjutanud, ta oli kirjutanud gladiaatorite, ülestus gladiaatoritest üldse väga hea raamat, mul kuskil alles, kultuurikihi all. Ja mul on see alles, ma lugesin, see oli väga detailne, väga hea ja siis ta tegi ühe asja, mis minu jaoks nagu natukene kohe nagu hüppeliselt vähendas selle väärtust, mitte detailid sama head edasi, aga selle inimese arusaamist asjast ta vähendas. Et näiteks, et kui gladiaatorid, Spartakuse need mehed võitsid mingi lahingus, nad võtsid endale leegionäride relvad selle märgiks, et nad on ise ka vabad mehed nüüd, mis on täielik rumalus, seepärast nad võtavad need relvad sellepärast, et need on paremad kui gladiaatorite kolmikhark. Nad võtavad sellepärast, et need on lahingrelvad, need ei ole mingisugused balletietenduse atribuudid või rekvisiidid. Et see on see vahe, et inimene demonstreeris korraks ebapädevust, et pädevus loeb, kirjandus, muidu see oli suurepärane raamat, see ongi suurepärane raamat. Lihtsalt sel hetkel ma sain aru, et pagan küll, siukse asja panid sisse. Ma mäletan muide siukest asja, et ma mäletan, kes oli Charles Tross või mingi siuke kirjanik, kes ütles siukest asja, et kui tahad kirjutada võitlusseene adekvaatselt, pead sa tegelema mingi võitluskunstiga. Judo, karate, kung fu, mida iganes. Ma jõuan sinna isegi, võib-olla natukene. Sa pead seda tegema, sa pead aru saama, mida tähendab. Mida tähendab see, kui keegi annab vastu tatti ühe korra. Mis tunne see on? Nagu ütles kunagi, on meil see Mike Tyson, igaühel on plaan kuni esimese laksoni vastu hambaid. Pärast seda tuleb kuidagi adapteeruda. Et inimene peab seda valdkonda tundma, millest ta kirjutab. Ehk siis, kui me hakkame kirjutama, kui meil on mingi intriig, kui meil on mingi mõte, siis me ei peaks ilmtingimata, sealt, kus me selle inspiratsiooni saime, näiteks oletame, mina meditsiinist ei jaga suurt midagi. Aga kui seal meditsiinis on mingisugune mõte, siis ma proovin seda intriigi äkki tuua teise valdkonda või rääkida meditsiinist nagu taustana. Ehk siis ma ei lähe sellesse valdkonda spetsialisti mängima. See oleks nagu jutu kirjutamisel oluline. Aga mul on siin üks küsimus, selles mõttes, et see algkompetents on oluline, et sa selle haavad. Aga kas ta ei muutu ühel hetkel lõksuks kahes asjas? Üks asi see, et sa lähed väga, ühesõnaga selles mõttes, et võtame keskmiselt seda, et näiteks mina olen bioloogia taustaga inimene, ja asjad, mis mind mõnikord raputavad ja kus ma pean vaeva nägema, et mind jutust välja ei lükata, see on sellised, mida tavainimene tähele ei pane. Ja nii. Kui sa lähed sinna liiga palju panustest, see on probleem. Ja teine, mis ma tahtsin öelda tagasi põrgates, selle koha pealt, mis sai öeldud selle eelmise raamatu kohta, et kui sa oled mingis distsipliinis sees, siis ka paratamatult sa oled tegelikult negatiivsest küljest selle tõlgendusparadigmades sees. Tähendab seda, et sa vahetevahel ei vaata üldse asja uue pilguga. Kas sa ei ole kaalunud, et õigus võis olla mõlemal teil, et gladiaatorid haarasid need relvad sellepärast, et kvaliteetsed, aga teine asi, kas neile ei võinud seda tähendada seda, et nad on vabad mehed, sest meie ei olnud seal ja meie vaatame seda asja oma praeguse nii-öelda tasandi peal, mida nemad mõtlesid, mis oli nende mõttemaailm ja see. Ja ma saan sellest aru. See on filosoofiliselt adekvaatne küsimus, praktilises küljes ei. Praktilises mõttes sellel ei ole mitte mingit tähendust. Võitlus on väga füüsiline asi. Seal see moraali küsimus, iga võiduga nendega liitub igasuguseid uusi orje, mida kõike veel, neid on vaja relvastada efektiivselt. See, mida nad selle juures tunnevad, on vähem tähtis. See, et mul on nüüd roomlaselt võetud mõõk, et kuidas moodi mu... Aga see, mida sa ütled järgmisele, et ta ennast enne täis ei kuseks, kui ta ei sure, kas see on ka mitte tähtis? Ma arvan, et selle konkreetse efekt on ülehinnatud. Ma küsiks seda sama teemal, et see on tegelikult väga huvitav teema selles mõttes, et sa kirjutad neid raamatuid ultra detaigis ja nii. Mitte alati. Sa oled ise sõjamehes, oli. Pensionär, täpsustame, nii. Kui ma loen mingisuguseid asju, räägiti sõjanduse asju, mis on kirjutatud mitte sõjameeste poolt, mul aeg-ajalt hakkab paha, on ju. Ja raamat lendab kusagil nurka, on ju, et okei, proovin uuesti. Aga samas nagu need inimesed, kes ei ole sõjamehed, nende jaoks on ka kahetsem, see tegelikult toimub ja kogu, ma ei räägi raamatutest, aga kogu Hollywoodi
vaata, lugu on selles, kui minu raamatuid ekraniseeritaks Hollywoodis, siis ma isegi ei mõtleks selle peale, vaid võtaks selle raha vastu ja kirjutaksin. Nii. Kas ma tahaks ka veel ühe kommentaari selle teemale? Ma teeksin kohe. Sa teeksid esimesel korral. Tõsi küll, seal on teatud nüansid. No oleks see esimene kordki olemas. Nii. Kas ma tohiks ühe kommentaari veel? No nii. Ühe kommentaari kiiresti. Nii. See loogika, et kirjuta sellest, mida sa tead, see tähendaks seda, et krimikirjandust kirjutavad ekspolitseinikud, ulmet kirjutavad astrofüüsikud, aga tegelikult, kui need spetsialistid neid kirjutavad, siis need raamatud ei päde. Ma jõuan selleni. Ma vastan su küsimusele hiljem. Nad tegelikult ei saa aru, millest lugu on. Nad tunnevad küll tohutult hästi. Ma olen nõus. Ma jõuan selleni. Ei, see kõik on õige, mis sa räägid. See kõik on õige. Ma arvan, et siinkohal saab Taur natuke teist asja silmas. Asi on selles, et kui sa näiteks ei ole nagu sõjanduse või võitlusega kursis, siis lahingud toimuvad off-screen nii-öelda. Et toimus taplus, teed maha ja that's it. Aga kui sa oled nagu sellega kursis, sa kirjeldad selle lahingu nagu mängid selle läbi. Ma lihtsalt seda, et mingisuguse teema tundmine ei aita sul seda lugu teha. See on tõsi, sest meil on ju, ma arvan, et sõjamehe on meil ka tuhandeid, eks ole, meil on arste on tuhandiga, kõik ei kirjuta ju. Aga panema tugevus mängu. Jaa, kasuta tugevust. Nüüd ma alati vaatan, kui ma hakkan midagi kirjutama, kas sellest on, mitte kas nüüd alati, aga kas kirjandusmaastikul sellest on juba kirjutatud või ei. Näiteks ma küsisin, kui ma kroonosütisti kirjutasin, küsisin Metsavana käest, vaat see sama aja rändamise, kas seda pidi on see varem tehtud, tema arvas, et vist ei ole. Ja et kas seda saab kasutada või mitte. Siis, mis mulle meeldib, mulle meeldib. Kuidas? Aga undiinid. Mis nendega? Undiin, kellest ta kirjutab. No nii, kirjutasin salgamata. Nii. No keegi teine, tähendab, ma ei tea, et keegi teine oleks kirjutanud undiinidest. Järelikult siis ei olnud, vähemalt Eestis järelikult ei ole. Et seda teemat on kajastatud, Beowulfi ümbermängimisi on tehtud palju, see on meie Euroopa üks ajaloo üks tüvitekste, eks ole. Et Beowulf on nagu vägev asi, seda on tehtud igasuguseid, 13. sõdalane kõige ehtsam näide ka. See on sama asi sisuliselt. Kuidas? Film, mitte raamat. No raamatus oli... Teine nimi oli, jaa. Aga ta on sama teema ju. Nüüd, siis ma alati, mis mulle meeldib, mis on prevaleeriv eelarvamus. No kõik need minu kaks viimast ulmeraamatut, need on tehtud selle ideega, et kuidas moodi valdava üldise poliitkorrektsuse peale sülitada. No niimoodi, et oleks ebameeldiv teistel, kes sellest lugu peavad. Eks. No sisuliselt ta peab kuskil suskama. Raamat peab, kui ta ei tekita nagu häid tundeid, siis tekitagu vähemalt halbu. Aga ta peab mingeid tundeid tekitama, muidu see on nagu tapeet seinal. Ta on seal, me ei märkagi. Vähe seda, et ta on halb, seda ma saavutasin kindlasti. Mulle anti sellest teada. Nii, ja ma mõtlen selle peale, kas inimesi miski ärritab. Kas inimesi miski ärritab. Ja ma jõuan võib-olla selleni, siis kui ma räägin enda meetoditest, siis ma jõuan selleni, mis inimesi ärritab ja sageli ärritab. Ja kõvasti ja ma kavatsen seda kasutada. Nii, arenguvajanduse aktsepteerimine. Mul on kirjanikuna täiesti selge arusaam, et ma pean arenema. Ma ei saa jääda sinna kinni, kus ma kunagi alustasin, ma ei saa jääda kinni oma hundipäikese aega, mis oli õpipoisi töö, peab. Kui on vaja, ma küsin targematelt. Ma pean seda alandlikkust endast. Nii. Sinu käest või? Makke, ma küsin pärast siis, kui keegi ei näe. Nii. Et tehnilistes küsimustes, mida teha? Mulle on antud väga head nõu. Inimesed, kes ise ei kirjuta, inimesed, kes ise ei ole kirjanikud ega autoritki, aga nad ütlevad, vaata, see asi sul ei pruugi töötada sellepärast, et nad on loogilise mõtlemise inimesed. Inimene, kes loeb palju, ta näeb loogikat nendes küsimustes ja nendelt tasub küsida. Siis, mis mul veel? Sisemine alandlikkus. Tuleb pöörduda, mõnikord, mina teen seda. See ei ole kõigi jaoks. Kõik võib-olla ei pöördu, ütleme kõigi jaoks katoliku kirik ei ole autoriteet, eks ole, pigem vastupidi. Aga igavikulised autoriteedid on head asjad. Kui me vaatame, näiteks sellest tehti ka selline film nagu näiteks 7, olete näinud, eks ole, mis muidugi tegeles surmapattudega, mitte pühavaimuandidega, kusjuures surmapatud on levinumad, eriti kõiksugu krimikirjanduses. Pöörduda jumalannid, pühavaimuannid, inimlikud heateod, näiteks tüütu talumine on
üks inimlik heategu, mida ma sageli Makke sulle osutan. Nii. Ja lugeda tarku raamatuid. Vot Eeva võib aidata. On üks niisugune raamat nagu Kuidas kirjutada neetult head romaani. Kas sul olemas seal või? Hurraa! mõõtme tasu eest saab. Jaa, et tuleb areneda, tuleb teha ennast paremaks ja katsetada uut. Ma olen ise vaadata konservatiivne inimene, aga ennast konserveerida sellesse küsimusse ei tohi. Aga kuidas on testlugejatega, kas sa valid neid ka erinevate inimeste hulgast, et sa saaksid võimalikult palju erinevat tagasi? Ja üldiselt küll. Ma valin neid inimesi, kellega mul on nii palju isiklikku suhet, et nad mind pikalt ei saada. Ma valin selle alusel, need inimesed, kellega ma läbi saan, et mis nemad arvavad, mis on nende mõte. Ja see on üllatav, kui palju häid asju tuleb sealt. Mis sa nendest tegelastest arvad, et sa saadad neile mingisuguse loo või asja lugemiseks, on ju, ja siis nad ütlevad, ai, kõik on nii hea, kõik on nii tore, on ju. Nii. Ja siis saadki nagu niisugust tagasisidet. Nii, see on esiteks, mis seda ei tohi nagu lasta niisama ära minna, see teeb tuju heaks ju. See teeb ju tuju heaks. See on ka me võime öelda, et ainult kriitika on nagu edasiviiv. Pole kindel. Kui positiivne asi, kui paljudelt inimestelt tuleb positiivselt tagasi, et järelikult äkki midagi on õigesti. Et seda tuleb ise ka vaadata sellise pilguga. Ma annan sulle soovituse muide selle koha. Nii. Kui sa tahad kirjandagi midagi head öelda, ütle, et ta enne tema surma. Ära hoia seda vaka all. Jaa, aga mitte vahetult enne surma, vaid ikka võib-olla varem. Sureb selle kätte. Nii, ma pean tunnistama, et mina olen inimene, kes põeb kirjutamist nagu hoogude kaupa. Ehk siis minu praegune teema on konkistadoorid. Mulle nemad hullult meeldivad. Fantastiline rahvas. Ja näiteks ma räägin enda tugevustest, siis mina näiteks olen seal sõdimisvaldkonnas. Ajalooline tänapäevane, ma ei ütle eksperdiks, ma pean ennast suhteliselt asjatundjaks. No ikkagi on tehtud üht koma teist ja mõnda aega. Milles veel on minu tugevused, mida ma avastasin? Minu jaoks on erinevad stiihiad on tugevused. Vesi, mets, tuli. Ma ise lapsena olin kõva pyromaan, ma põletasin kulu ja sain ükskord tappa selle eest niimoodi, et istuda ei saanud 2 päeva. Õige. Riiga 12 pesumasina kaabliga sain ema käest niimoodi, et see oli õudne. Vits purun. Teate, kui ma panen põlema kulu ja sellest läheb põlema garaaž, kus sees on Volga, siis äkki on. Mõistate, see tuleb nagu tajuda selle olukorra gabariite, et see ei ole sul nagu... Niimoodi, et sel juhul sa pääsesid kergelt, kui sa ainult 2 päeva. Õnneks see kustutati õigel ajal ära. Sein läks ainult tahma, sest Volga jäi alles. Ainult 2 päeva istusid. Ma pääsesin kergelt. Eks õpetab ainult seda, et järgi juurde teha nii, et vahel. See ei ole tõsi. Ma räägin minu kogemus. Kuigi ma pean muidugi tunnistama, ma mängisin tikkudega edasi. See on tõsi. Nii. Ajaloolised tehnilised detailid on ka minu teema. Need detailid ma tõin siia näha ka, et ma ei tea, kas mul tuleb võib-olla hiljem, juba räägin praegu, et mul on selline komme, et kui ma tahan püsida joone peal, siis ma hangin endale mingisuguse elemendi sellest ajastust või valdkonnast, millest ma kirjutan. See on just nagu mingisugune selline lüliti, mis aitab hoida selle keskkonna või selle valdkonnaga seoses. No mul on raske leida mammutit. Tegelikult mis asja, ma leidsin mammuti, ma käisin jääkeskuses, tegime isegi pilti seal. Et see, käid seal ja vaatad seda, ma kirjutasin kronosetisti. Mammuti päevad. Ja, aga need mind ei kõnet, kahjuks need mind ei kõnetanud, aga mõte on hea. Ja need ajaloolised detailid, mis kohe nendeni jõuan ka, siis füüsilised tegevused. Selgub, et ma olen läbi elu olnud suhteliselt füüsiline inimene. Praegugi vist olen koha peal füüsiliselt. Et füüsilised tegevused ja ellujäämisvaldkond. See on hästi üks nagu siuke valdkond, kus kohas ma tunnen ennast suhteliselt kodus, kus ma võin nagu öelda enam-vähem puusalt, et mis töötab ja mis võib-olla on nagu naljakas. Ja näiteks, kui me räägime siin konkistadooridest, kes on suurepärane rahvas, see on suurepärane rahvas, neid kujutatakse millegipärast väga halvasti kogu ajaloos. Eriti hipide ja muude siukaste poolt. Nad tegelikult on head inimesed. Ja näiteks üks asi, mis tõesti oli konkistadooridel väga oluline, inimesed arvavad, et püssirohi oli see, mis aitas neid võidule. Pole tõsi. Neil on vaevalt 13 suurtükki ja 12 arkepuusi ja 500 meest. Azteekidel on 500 000, kui nad tahavad kõik relvile panna.
13 suurtükki, millest iga paar tükki jäetakse igasse garnisoni, mis tee peale toetuspunktiks jääb. aga mis aitab lahinguväljal, see on amb. Asteekidel, õige nimetusega mešikadel ei ole kaitset sellise asja vastu. See lööb läbi kõigest, kilbist, turvisest, kõigest. Ja neid ammukütte on neil palju ja see omab lahinguväljal kaalu. Noh, ma ei hakanud kohale tooma turviseid ja muid selliseid asju ja hobust mul ei olnud ka praegu võtta, aga et valdkonnad on tegelikult teised. Kogu aeg öeldakse, et neil olid suurtükid, neil olid haigused. No esiteks, nagu ma olen varem ka öelnud, et Cortesil ei olnud niisugust pruuni limast kasti trümmis, kus on peal kirja avada alles Ameerikas. Et noh, et see ei ole, see lihtsalt juhtub. Nende hulgast läks ka inimesi. See lihtsalt juhtus. Aga nende edu toovad mingid muud ja see on need tehnilised detailid, millesse tuleb süveneda. Et see nagu aitab hullult edasi. Vähe sellest, kui ma võtan kätte selle mõõga, mida sellele kasutatakse, võtame sellise mõõga, mille nimi võiks hispaania keeles olla alfanje, siis ma keerutan seda aeg-ajalt käes ja mõtlen selle peale. Mida, vahegus, kohe jään oma arvaletist ilma. Nii, et kuidas moodi see lahinguväljal töötaks. Et see on nagu selline, need on need detailid, mis mind aitavad edasi. Paljudes küsimuses kosmoselaev on raske hankida, eks ole, tänapäeval. Isegi mustalt turult. Nii, vaatame, kas mul on üks asi veel. Ei. Ja kas mul tuleb see slaid vist hiljem, ma ei mäleta. Ja üks asi, mille ma spetsiaalselt soetasin, et tajuda, mis on näiteks see maailm, on asteekide surmavile. On keegi kuulnud seda varem? On ju? Ma puhun seda korraks. Ja see on päris... No ja siis me läheme edasi. Ma puhun seda korraks hästi kõvasti ka. Ma siis nüüd puhun. Ja kui te kujutate ette, et neid puhub näiteks kuskil lahinguväljal 10 000 meest, mida võivad tunda hispaanlased, kes lähevad just nagu teisele planeedile. Eks ole? Et see kuidagi tõstab seda, see aitab püsida joonel, mis maailm see on ja kui ähvardav see on ja mida see kõik tähendab ja mida me üldse ei tea, mis seal maailmas on. Ja tegelikult ju kardetakse seda, mida sa ei tunne ja ei tea. No jaa, aga hispaanlased on väga vaprad. Hobuseid karstada on rohkem. Jaa, nad on väga vaprad, meeletult. Nii, nüüd me jõuame siis jälle soovituse juurde, mis ma arvan on nagu oluline. Mis on nagu planeerimisel tähtis, seesama, et hoia korda hoiab sind. Konspektid ja toimikud. Mis mul käib kaasas nüüd viimasel ajal kirjutamisega, mul on alati mingisugune konspekt ja see ei ole mustand, see ei ole tekst, mida ma kirjutan. See on see, kuhu ma kogun kõik seda informatsiooni, kus ma panen kirja, mis kuskil võiks olla, kus ma ehitan üles selle struktuuri, milline raamat peab olema. Et mida ma seal tahan teha, igasugused detailid ja see on see koht, kuhu ma neid muudkui topin vahele, kas kleepsupaberitega või kirjutan või joonistan näiteks kaarte või mingeid vahendeid, ma joonistan selle siia kuskile üles. Ja mul on siin jagatud, mul on hästi tagasihoidlik plaan kirjutada kogu seda juttu mingisugune umbes 10 osa. Siin on iga osa nagu jaotatud, leidsin siukse ilusa märkmiku, et siin on näiteks ülesõit Atlandi ookeanist, mida ma seal kõike kirjeldan ja mis seal peab olema, mida ma teha ei taha, näiteks on mingid meredetailide tegemine, et mis on mingi kruvi tähendus või muu siuke, et see on kõik mõttetu. Et sellega nagu ei taha tegeleda. Aga pigem ei. Mis? Nagu süžee paned ka kirja. Jaa, ma panen süžee kirja. Mis on, ja ma võib-olla nüüd praegu korraks hüppan kõrvale ja ma vaatan, kas ma saan näidata, kas see on siin. Ja vist on siin. Ma tegin, see on selline tabel. Esimene raamat Saksamaalt algab. Mereretk laevaga üle Atlandi on üks raamat oma ette. Mäss, merehäda, inimsööjad, mida iganes. Eks ole. 3. osa, Kuuba. Kes on Pedro de Alvarado, kes on Hernán Cortés, kes on Diego Velázquez ja kõik muud sellised. Mis seal toimub, mis on täiesti põnev ja omaette maailm. Kosumeli saart, Tlaxcala. Mis seal toimub? See on praegu natuke, siit neid detaile ei näe, aga võib-olla need detailid ei ole olulised. Ma tegin sellise tabeli ja ma hakkasin koondama seda. Vaatame, kas mul õnnestub seda kuidagi paremini näidata. Siin paremal pool servas. Ma ei tea, kas on näha. Siin, et üldise arengu kirjeldus. Kes on põhitegelased? Millised, pealkirjad ka. Ja siis, kui ma seal kerin allapoole, kuidas algab, mis peab seal huvi äratama, mis on oluline fakt, mis on ajaloost toimunud sel ajal.
mis on muhedad detailid, kus saad nalja, mis on õudsed detailid, eks ole, mis juhtub. Mingisugune usuteema, sest see on väga religioosne maailm sel ajal, millised naljad, millised surmapatud, püha vaimu annid, inimlikud, mis meil veel on, inimlikud heateod, mis toimuvad, mis detaile ma pean täpsustama, sest ma ei tea veel. Ja mis asjad on, siis mul läheme edasi, üksused, mitte üksused, vaid ütlused, millest tuleb lähtuda näiteks. Pole mõtet olla parem katoliiklane kui Rooma paavst, näiteks mingid sellised asjad, millest saab teha mingi deviisi või millest kogu teemat nagu üles ehitada. Näiteks kui oli Tordesillas leping 1490 millegagi, kus jagati uus maailm, jagati pooleks portugallaste ja hispaanlaste vahel, siis hispaanlased näiteks ütlesid, et küllap paavst oli purjus, kui nii tegi. Noh, mingi sellised asjad, ajalooline fakt, jaa. Mul on see küsimus, et kui sa konspekteerid või kirjutama hakkad, et kas see süžeega just, et sa paned alati kirja selle alguse ja lõppu, kuhu sa tahad jõuda või juhtub vahest niimoodi, et kirjutamise käigus see lõpp muutub, et tegelikult sa näed, et sa ei jõua päris sinna lõppu, mis sa alguses nagu jaa, seal võib olla, kui see on pikk tegevusliin, siis kas ma katkestan selle siin või katkestan selle seal, kas ma mingit vahepealset asja üldse ei kirjuta näiteks, kas ma loobun mingisugusest asjast, sest nagu mäletate, me ei pea kirjutama siit kuni silmapiirini. Mingid asjad võivad jääda ka kirjeldamata. See muide on üks põhjus, mille pärast George R.R. Martin pole suutnud oma raamatut lõpuni kirjutada. Ta jääb toppama mingisse kohta, ta tahab jõuda lõppu välja, aga ta ei tea, kuidas selle jõuda, äkki ta kaotab nagu selle pidepunkti lõpu vahel ära. No, kas ei ole see, et sa jõuad siis teise lõppu? Ta tahab poole pealt story välja mõelnud, sa ei saa teise lõppu jõuda. Tähendab, on võimalik, kui me õpime vahepeal midagi juurde, me saame midagi muud teada, me võime vahepeal teha seesama opdisain näiteks, MDMP, kuhu jõuda ja kuidas, mul on pärast mingi skeem ka selle kohta. Mida ma veel teen, mul on ajajoon, kui ma kirjutan ajaloost, siis see on lihtne, eks ole. Cortés alustas 1519 mingisuguse kuupäeval, suund sinna, põgenes Kuubalt ära koos oma laevadega ja lõpp toimub seal. Tenochtitlani vallutamine selle kuupäeval kuskil augustis või septembris. Et mul on ajajooned on paigas, ma teen selle ajajoone, tõmban selle joone ja kirjutan sinna juurde, mis sinna saab, mida tegelane teeb selle ajal näiteks. Et ma tõmban selle ajajoone, kusjuures see on oluline asi, kui ma tõmban selle ajajoone, siis meil on aastaajad. Meil on seal juures, kas on talv või on suvi. Kust poolt puhuvad tuuled näiteks, oletame, kui meil on meresõiduga tegemist. Kui me teame, et me oleme kuskil seal ookeanil, esiteks hoovus on teada, aga sel ajal, kust kohast puhuvad tuuled. Kui me kirjutame valesid asju, siis inimesed, kes on natukenegi merega kursis, jama. See on see detail, eks ole, ma saan selle teada. Näiteks, kui me kirjutame mingisuguseid lühikesi lugusid, siis me teame päeva öö vaheldumine, eks ole, see on pime aeg, see on valge aeg, see on pime aeg, see on valge aeg, mis seal saab toimuda. Näiteks Mehhikos, millal läheb pimedaks. Mida söödi näiteks, eks ole. Ja seal tuleb niivõrd palju detaile, kui me joonistame selle ajajoone, tegevused, seotuna inimestega. Ja see on see kord, mis hoiab, see daatumid, kui kaua mingi asi kestab ja mis selle juures saab teha või mida ei saa teha. Et see ajajoon, mida tõmmata, on väga oluline, see on sõjaväelises planeerimises ka olemas. Kõik, me oleme praegu siin, vastasega eeldatud kokkupõrge on seal, me tõmbame ajajoone, mida me saame ja mida me peame tegema. Sellel hetkel peavad kaevikud valmis olema, sel hetkel peab olema miinid maas, sel hetkel peab olema see, me teame, mis asjad seal peab toimuma. Ja millal me saame teha, millal on valge, eks ole, eriti kui on talvine aeg. See on hea näide, on näiteks üks asi nagu Star Warsi nagu need filmid, eks ole, kus kuni kutid peavad mingit lahingut ja ägisvõtavad mingi mitu miljonit kilomeetrit teemal. Kuidas see võimalik on? Näiteks seesama, kui nad põgeneid sellega, mis ongi see Starkiller baasi pealt, eks ole. See on lihtsalt võimatu nii kiiresti takkuda. Ma selle valdkonnaga ei ole kursis, aga nii, küsi, konkreetne küsimus. Kahte stiili on selles mõttes täpselt see, et plottimine, mulle meeldib see plottimine rohkem kui ma ei tea, mis see tähendab. Kirjutama ja lõpetame kusagi jõulude aeg. Mis asi, mis sa ütlesid? Kahte stiili on. Plottimine, mis tähendab? Plottimine, teeme stsenaariumi, see, mida sa teed. Aha, nii. Teeme nagu kõik viimseni, see on nagu arhitekt, on ju. Ja see on nagu väga äge, mulle meeldib see palju rohkem kui see, et hakkame hommikul kirjutama, lõpetame jõulude aeg, mis vahepeal tuleb, ei tea, sest selle tulemuseks tavaliselt enam-vähem samasugune asi nagu Dragonsi mingisugune suvaline mäng, on ju, nii edasi. Kas sa viitsid kirjutada ju artikli sellest? Joh, Heidi. Kuidas nagu seda hästi teha, sest kohe rahadust korda.
ma kindlasti lubada. Stopp, kuskil tuli midagi veel, kes? korraliku struktuuri ja sul on mingi pikk koormus, sul peab olema see. Samas, kui sa viskad mingi lühikest laastu, siis sellele võib paremini sobida see, et sa ei plaani kõike lõpuni ära. aga just see plaaniga, äkki sa viitsid teha ja asjaga, kui sa üldse ei plaani. Jaa. sul on juba artikkel, sul on praegu interaktiivne artikkel 1,5 tundi. Võimalik, jaa. Aga ma tahan nüüd, ma läheksin teemaga edasi, seepärast, et mulle pandi südamele, et ma liiga palju ei räägi. Nii, mis on veel? Visualiseerimine. Minu jaoks kaart on tähtis. Ma võtan selle sama Mehhiko kaardi näiteks, kus konkistadoorid lähevad. Ma panen sinna peale punktid, mida nad käivad, kui kaua see aega võtab, kus juures on suurepärane materjal. Ma võib-olla praegu näitaksin ka. Minu jaoks see kast on praegu siin täis seda konkista materjali, mis ma ostsin kokku Amazonist ja mida printisin välja internetist. Üle poole interneti printisin välja. Nii, et näiteks meeletud materjalid, mida ma lihtsalt ostan selle pärast, et ma leian, et see käib asja kokku. Cortesi 5 kirja kuningale, pluss tema testament. Ja loed neid kirju, loed tema testamenti, ta on hea inimene, kuldne inimene. Näiteks ta tellis selle raha eest, mis ta kunagi sai, eks ole. Näiteks, et kõigile sõduritele, kes kunagi hukkusid temaga koos sellel ekspeditsioonil, tellis nendele missasid mälestuseks Hispaanias. Väga ilus asi keskajal, selle lõpul. Väga ilus asi. Et inimesena tegelikult ei ole üldse halb, kuigi hispaanlasi armastatakse kujundada, eriti meie luterlikus kultuuriruumis, et nad olid lurjused, et need kannavad saapad end selle pärast, et sõrad välja ei paistaks. Nii, et mul on neid raamatuid igasuguseid. Halb inimene selleks, et sitta keerata. No, nüüd küsimus on, võt see on nüüd selline põhimõtteline küsimus, mis te arvate, kas inimeste elu Mehhikost läks pärast hispaanlaste tulekut paremaks või halvemaks? Ei ole tõsi, ei ole tõsi, esiteks see ei ole tõsi. No suurem osa inimesi ka Euroopas selleks ajaks, nagu me praegu elame, on ammu surnud mitu korda. Et see ei ole nagu see asi. Esiteks, asteekidel ei ole mitte mingisugune probleem ühe mingisuguse festivali ajal, mis kestab võib-olla 6 aega, ohverdada 80 000 inimest. Need asjad lõpevad hispaanlastega. Kalendripõhist inimeste tapmist ei toimu enam. Seda, et nad ise teevad igasuguseid tempe ja loomulikult, aga nad ei ole selle peal väljas. Nad on pigemini väljas selle peal, et inimesi ei tapetaks nii palju. Et, ja kui nüüd küsite, kas te tahate minna elama ühiskonda sellel ajajärgul Hispaaniasse, võõra inimesena või Mehhikosse, siis Mehhikos, kui te olete tundmatu inimene, lisaks veel valge, siis tõenäoliselt tahetakse näha, kas teie ohverdamisest on rohkem kasu kui tavaliste inimeste ohverdamisest. Et, seda tasub nagu vaadata teistmoodi. Meil on levinud kujutelm, et hispaanlased läksid siin ainult kurja tegema, see ei ole päris nii. Siin on tegelikult Aga üks sa tsitaat pead veel. panema sinna siis ka selle järgmise kihi, võtame siis niimoodi tagasi Cortés uskus, et see on tõeliselt üllas, et ta taset pidada, mis sasid oma hukkunud meeste elu eest. Ei no see loomulikult on. Siin oma tänapäeva sensibiliteediga võib öelda, et sitaks kasu see nendele meestele tegi. Vaata. Samas, sa ei saa öelda, kas see vaene asteegi oli, kellele öeldi, et sa sured Jumala heaks ja Jumal võtab su oma embusesse. Kas tema tunne erines sellest kuidagi, kui Cortesi surnud sõjamehe tunne? See on selline, me võime seda... See on filosoofiline küsimus, aga tõenäoliselt on pigemini asi selles, et vaadake, Cortés tuleb 500 mehega. Tal ei ole võimalik valutada seda impeeriumi. Füüsiliselt see ei ole võimalik. Mille pärast kõik ümberkaudsed indiaanlased liituvad Cortésiga? Sest asteegid on lihtsalt mölakad. Keegi salli neid. Kõik liituvad Cortésiga ümberkaudu. Kõik. Ainult üks linn, mis on liiga lähedal asteekidele tõrkuda, liitub nendega, kui see viimane piiramine toimub. Ülejäänud kõik lähevad Cortési poolele. Seepärast neil siiamaani sellest juba. Tegid olid väiksed värdid, jah? Mitte väiksed. Minu teema, mis tuleb homme, puudutab neid kergelt. Et nii, et see on nagu veidi jätk selle koha peal. Ja ühesõnaga, kui te visualiseerite, kui me visualiseerime, näiteks on olemas portreed juba selle ajal inimestest. Me saame teada, paneme kas Pedro de Alvarado või mingisugused muud inimesed, kellest on ilusad portreed olemas. Me toome nendest nagu mingisugused, kus ma ütlengi, toimikud, kes nad on sellised, mis nende iseloom võiks olla. Nende kohta on teada tegelikult. Pedro de Alvarado oli selline vend, kes võib-olla kullast väga palju hoolinud, aga tal oli põhiline asi, et sõdida saaks. Ja sõdiski ja selle kätte ta suri ka. Aga rüütina ta oli tubli. Ja mis sa ütlesid varem, et kas see kurdi mis seda aitab. Meie elame tänapäeva väga materialistlikus maailmas,
kus raha on kõige tähtsam. Järelikult me vaatame tagasi hispaanlaste peale, et järelikult nende jaoks ka raha oli kõige tähtsam. See ei ole üldse nii. See oli mitu asja. Esiteks, Hispaania krooni valduste laiendamine on üllas asi. See on see, mille pärast need hidalgod üldse ongi. Noh, nad on ju oma kuninga vahendid. Teiseks, ristluse laiendamine. Sel ajal see on oluline asi. Jaa, aga see oligi mu point, et vaata, kuna, et me ei tea ju tegelikult ka seda, mida mõtlesid konkreetselt asteegid. Me teame seda väga hästi. Me teame seda üsna hästi, see on kirjas. Seepärast, et Neid on sama raske panna ennast nende asemel. ei ole tõsi. Vastupidi, meil on väga kerge panna, sest need on kirjas. Need samad igasugused missionärid, kes sinna läksid, nad panid kirja veel... Kes pani kirja? Nad panid kirja, mida öeldi. See on umbes samasugune jutt. Nad panid, see on umbes samasugune jutt, et Läti Hendrik valetas. Valetas muidugi. Valetame kogu aeg. Me räägime enda Hästi, aga sellisel juhul... selliste vahenditega saab ära põhjendada ka selle, et juudid tahtsid seediks. aga lähme edasi. Ja läheme sellega edasi. Ma arvan, et kõik olid halvad inimesed. Ma ei ole nõus. Ei ole. Ma panen, kuna me oma seda teemat puudutan, võin öelda vahele, et asteekid oli tegelikult reaalselt kiri olemas. Ja. Asteekide dokumentatsioonid on säilinud. Ja see on säilinud. See on kirjas, see on olemas. Ja seda aitasid säilitada hispaanlased muuseas. Kus see muidu säilis? Need hoiti alles. Nii, stopp. Ma nüüd jätkaks äkki. Nii, muidu ma räägin liiga kaua ja see Veikole ei meeldi. Nii, ja see oma materialiseerimisest ma rääkisin. Ehk siis need omad asjad, mis on teemaga seotud, need aitavad mind hoida selles samas asjas sees. Ma tean, mida see tähendab. Näiteks, kui ma vinnastan selle ammu, siis ma tean, mis häält see teeb. Eks ole, me saame kirjeldada seda, mitte lihtsalt, et amb lasi, noh, tegi pauku või. No me ei tea, aga mida ta teeb? Kas me saame ammu proovida? Ma ei tea, mida sa Kuidas? Kõik, mis sa maha lased, pead ära ka sööma. Nii, veel, nüüd on tehnilised nõuanded. Ei ole mõtet tegeleda ainult kirjutamisega. Me peame, esiteks, ideid tuleb kogu aeg. Paned kirja. Mis oleb, paned kirja, mul on see sama konspekt, ma muud ei ole, ma kirjutan mingi märkmepaberi peale, läheb sinna õigesse kohta, kui ma pärast tegelen sellega, panen kirja. Igasugused dialoogid või mingid naljad, mis tulevad, keegi täna ütles väga hästi, et ühe ütluse, mida ma kavatsen raamatus hiljem kasutada, ma panen selle kirja. Praegu on meeles, pärast panen kirja ka. Planeerimine, ehk siis süžee peatükid, ma jaotan peatükkideks väga sageli. Mis kuskil toimub? Kui kuskil on mingisugune sündmus, see on peatükk omaette. Ja kui ma kirjutan, siis tuld, kirjutamine, las tuleb see, mis tuleb. Isegi kui ta on nagu kehvasti selge, praegu ma seda lauset ei lõpeta selge, enter, järgmine, edasi. Ei jää selle juurde kinni, kuidas moodi ma ilusti just nimelt seda lauset lõpetan. See on kõik hilisem. Siis toimetamine. Ma korraks aga vaatan, kas see oli sul algusest peale või oled sa jõudnud selle... No ma ju räägin, ma olen jõudnud selleni. Jah, et... Kui ma alustasin... Keeruline jõuda selle, et mustandina kirjutada. Jah. Et väga super. Sinust oleks okei programmeerija täiesti. See ongi nagu see, et... Ma ei jaga sellest valdkonnast mitte midagi. See on täpselt sama reegel kehtib. Kirjutage need asjad valmis, pärast teed nagu korrektselt. Just nimelt. Nii, ma lähen edasi. Parandused, siis kui mustand on valmis. Mustandi ülesanne ei olla nagu perfektne asi. Ja need erinevad asjad, mida me siin teeme, need on erinevad valdkonnad. Me ei pea sama mõtteviisi seal rakendama. Idee on idee. Me ei pea mõtlema, kuidas moodi see sobib hispaanlastele. Jah. Üks väike tähelepanek ka mustandi kohta, et tõesti mustandi kirjutad, aga ärge jumala eest seda mustandit otse reaktorisse saada. Need avaldused pärast vihkavad siin elu lõppu. Ei, loomulikult mitte. See kindlasti mitte. Nii. Väike üks küsimus veel, et kui niisugune megaprojekt ette võtta, kas ei sulge inimest nagu autorit, kirjanikku sinna, et tal on ainult see projekt ja seetõttu ta kaotab igasuguse julguse teha vahepeal midagi muud, sest see samugi asi tundub, no mul on terve see kupatus siin kogu see fundament. Selge, selle asja nimi on ole vapram. Et ma saan aru, et see võib niimoodi, näiteks mul on ka näiteks väga raske hakata kirjutama, kui ma vaatan aknast välja, näen mul terrassi tegemine pooleli. Mul on keeruline, siis ma tean, et ma pean seda valmis tegema võib-olla nüüd ilusat ilmadega, eks ole. Ma pean seda valmis tegema ja siis ma tahan seda mitte näha. Mul on see projekt pooleli, eks ole. Aga mis puudutab seda kirjutamist, mul on olnud küll, et ma kirjutan midagi ja kas mul tuleb mingi uus mõte, ma teen nüüd seda tegelikult natuke. Et ma jätan need asjad pooleli, ma pean olema valmis hüppama nende vahel. Seepärast, et mulle tundub, et paralleelselt teha mitut asja
on selles mõttes viljakam, kui me paneme ennast ainult ühte vagu kündma, siis tõesti see tüdimus tuleb peale ja me jääme selle lõksu. Peab olema valmis seda vahetama, seda vagu peab olema valmis vahetama. Kas on samal ajal läheb vastu sellega, kuidas moodi püsida ühel joonel, eks ole. Aga kui meil on projekt hea, siis me saame alati selle vao juurde tagasi tulla. Nii, ja siin on siis mingid arenguetapid, eks ole, need tuleb määrata. Kus meil on idee, mis maailma loome, ulmes eriti on oluline, mis maailma me loome, mis reeglid seal on, kes on tegelased, süžee, minu jaoks on väga oluline peatükkide plaan. Näiteks, kui me vaatate kronosütisti, siis mul peaks olema umbes selline, et mul on 3 peatükki, on peategelasest, üldiselt, siis tuleb 1 vastasmeeskonnast, 3 tükki peategelasest, 1 vastasmeeskonnast. Et ma kruvin pinget üles ja nüüd ma pööran seda natukene. Et see on nagu see üks nagu tehniline lahendus. Nii, ja siin on siis mustand, teine mustand, toimetamine ja testlugejad. Üldiselt on niisugune raamat nagu Imeflööt, teate, on olemas selline Ungari mõõdustuse raamat. See on väga hea raamat. Ja seal on nagu selline koht mingisuguse sõduris, kes tuleb sõjast tagasi, seal on mingisugune 3 nõuannet, mida ta saab ühelt eeslilt. Näiteks üks on see, et ärgu keegi kunagi varjaku, mis tal on. See on üks nõuanne. Ja seal on siis veel teisi veel, et mida keegi armastab, see on tema meelest ilus ja õhtune viha jätta hommikuks. Need on 3 nõuannet, mis teda siis nagu aitasid elus. Ja samamoodi testlugejad. Ei ole mõtet varjata, et ma kirjutan niivõrd head asja, et ma ei taha seda teistega jagada, muidu varastavad selle minult ära. Et see on see mõtteviis, mida ei ole mõtet jagada. Või ei ole mõtet omada sellist mõtteviisi. Kuidas? No me nii varastame Gilgameshilt juba kõik, nii et nii see on. Ideed on odavad, teostada see, mis on kallis. Ma ei oleks seda suustnud paremini öeldagi. Ja. Nõus, öelge mulle see koht, kus on odavad ideed. Ma läheks hea meelega ostma neid. Nii, ma toon nüüd ühe näite. Ma kuulsin raadiosaatest, ma kuulsin Raadio 2 kunagi ammu, kuulasin, väga ammu, see oli veel nõukogude aja lõpp, kus küsiti ühe inimese käest, et mis asi on geenius, kes on geenius. Siis inimene ütles, et geenius on meie ümber nagu kõik kohad täis. Inimesi, kellel on head ideed, targad mõtted, toredad mõtted, neid on palju. Aga tavalise inimese ja geeniuse vahe on see, see inimene ütles, et geenius viib oma idee ellu. See on see vahe. Ja selles mõttes ma vihkan seda näidet, aga Karl Marxi ma ei salli, ma loodan, et ta Raive põleb põrgus kuskil. Aga tõe kriteerium on praktika. Mulle see ütlus nagu meeldib. Et idee on tore asi, aga viime ta ellu ka, vaatame, mis ta siis teeb. Et teostus on oluline faktor. Ja kui sa tead, mis? Ma tahtsin öelda, et need inimesed arvavad, et neil on väga head ideed, aga nad tegelikult ei ole. No praktika paneb paika. No ongi, et kui sa seda hakkad päriselt tegema, siis tuleb välja, et see on tihti saab. Minu esimesed aastad kirjutamisel seda tõestasid ilmselt. Nii, kui me kirjutame, siis mul oli vanasti ka siuke mõte, et ma kirjutan, kui palju ma kirjutan, kas lehekülg tuleb täis või ei tule, kas ma kirjutan terve lehekülje päevas või mitte. Kui palju ma kirjutan, kui kaua ma kirjutan, kaua ma selle mõttega selle asja juures olen, äkki see on tähtis. Näiteks 60 minutit, jah. Ei, no kuni reede. Iga päev ma võtan 1 tunni ja kirjutan. Kes on pereinimesed, see on keeruline. Kui ma olen Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õpetaja, ma olen oma ühikasse õhtul, mul on see lihtne. Ja sealt see tuleb. Eks. Ma võin teha plaani, laupäev, teen seda, pühapäev, vaatan üle ja järgmine nädal, mis saab. Ja inspiratsiooni puudumine ei tohi olla vabandus. Inspiratsioon on selline, ma ei saa kirjutada, mul ei ole inspiratsiooni. See on enda laiskuse õigustamine. Jaa, sul ju plaan on, teed. Ja kui ma veel kunagi juhendasin igasuguseid lõputöid kadettidele, siis ma ütlesin ka, et teie eesmärk on iga päev oma töö lahti võtta ja see läbi scrollida vähemalt midagi parandada selle juures, et sa oled selle sees kogu aeg. Ma torkaks Igorele soovitada. Nii. Asi nagu, on olemas selline podcast nagu Writing Excuses. Ja see on Brandon Sanderson, Tänu Wells ja veel paar tüüpi teevad seda, eks ole. Ja need oli põhiline värk, et kuidas teha nagu kirjutada. See oli see, et tema nagu nende soovitus oli see, et ärkad hommikul üles, kirjutad tund aega ja that's it. Ja sa kirjutad seda alati. Põhiline on see, et reeglipärane. Jaa. Kusjuures need, kes päriselt kirjutavad ja seda praktikas teinud on, teavad seda, et sul ei ole absoluutselt mingit inspiratsiooni, mitte mingit tahtmist
ja 15 minutit kirjutades hakkavad need asjad toimima. Absoluutselt. Kohe oled teise moodi ja sul hakkavad need asjad tulema. Jaa. Aga kui sa alguses sa ei tea seda. Sportlased ütlevad, kehakultuuri inimesed ütlevad, et kõik nii head kui ka halvad harjumused kumuleeruvad või noh, ütleme, väljenduvad korduste arvus. Kui palju sa teed trenni, kui palju sa ennast täis jood. Et noh, kui sagedasti ja kui tihti ja kui põhjalikult sa teed, korduste arvud loevad. Kas sul on ka see asi, et kui tähtaeg kätte jõuab või mis sa ise endale seadnud oled, siis nagu nüüd me siin kirjutame kõik valmis? Ei, ma seda teen tavaliselt ainult tööasjadega. Ma ei tee sellist asja, ma ei tee kirjutamisega, sest vaat mina ei kirjuta tähtaja peale. Mul on see eelis. Ma ei ole enda elukvaliteeti või elatustaset sidunud kirjutamisega. Ma olen alati leidnud, et ma oma sissetuleku võtan mujalt ja kirjutamine on minu hobitegevus. Ja see on nagu minu jaoks see, et ma ei ole sellest majanduslikult sõltuv. Mulle muidugi meeldib saada honorari loomulikult, aga see ei ole minu jaoks majanduslik argument. Ma tahan kirjutada seda, mida ma tahan kirjutada ja ma tahan seda kirjutada võimalikult hästi. Ja järelikult ma endale seda ajalimiiti ei sea, kuigi mul sees põleb iga kord, kui ma jätan mingil päeval midagi sinna tegemata sellel teemal, mul sees nagu kärssab natukene. See on niisugune sügelus, mida ei jõua ära kratsida, ma tahan kirjutada, aga ei saa, kurat, terrassi peab ehitama. Mingi lugu või mingi teema on sellega, et on räägitud, et parimad raamatud on kirjutatud sellepärast, et kirjastaja helistab kirjanikku, et kurat, kus raamat on. See võib nii olla, see võib nii olla. Jaa, aga see asi peab tegelikult ikkagi sees olemas olema. Niisama tühja kaadesse ei tule. See on see, et okei, et sa pead lihtsalt selle asja lõpuks ära tegema deadline'i jaoks, aga kui sul sees ei ole, siis tegelikult see ei tööta. Ei tööta eriti, jah. Töötab ikkagi, jah. Deadline'id töötavad, aga teatud piirini. Üks võte. Lõpetada näiteks poole stseeni pealt. Hop, meil on nagu lahing algab, eks ole. Ja nüüd ma panen, okei, aeg on sealmaal, ma rohkem ei kirjuta. Siis ma tean alati, et ma saan alati sealt edasi minna. Lahing on minu leib, eks ole, see sõja kirjutamine, see kõik see suurtüki tulistamine. Üks ilus fakt näiteks, kas teate, kuidasmoodi nimetati suurtüki väelasi hispaanlastel? See on väga selline mehine nimi, Pedrero. Ja see tuleb sellest, nad tulistavad kividega. Noh, Peetrus tähendab kalju, eks ole, see on kivi, nad tulistavad kivikuulidega. Või siis nende põhimõtteliselt killustikuga, lähidistantsilt, kartetš. Ja seal need detaile on palju ja kui ma võitluse pealt jätan pooleli, mul on lihtne sinna kohe tagasi minna. See on nagu see asi, mis mulle meeldib teha ja see on nagu kergem. Teine asi loomulikult, ma kujutan ette, et seks on ka siuke asi, et jätame poole peale, toimub siukene, ütleme niimoodi, kirjanduslik koitus interruptus ja me läheme järgmine päev värske isuga selle kallale. Kibeled tagasi, õige. Nii, ja seda seostatakse Ernest Hemingway'ga, keda ma ei salli muidu. Ma ei salli seda venda. Minu meelest tema, kellel lüüakse hingekella, on niisugune mõistlik keskpärasus. Fucking alkohoolik oli vend. Ma leian, et meid kõiki võib sellest teatud määral süüdistada. Mõnda rohkem kui teisi. Mõnda rohkem kui teisi. Aga mulle Hemingway ei meeldi. Esiteks, kui me vaatame Hispaania kodusõda, siis mina olen Federico Franco mees. Mina ei ole mingi vabariiklane ega kommunist. Ja Ernest Hemingway, kui ta kirjutab seda suhteliselt hästi. Noh, mõistlik keskpärasus. Niisugune keskpärasuse ülemine piir. Kuidas ta kirjutab ja sellest on aru saada, ta sunnik on seda vist ise teinud ka. Ja sellepärast ta oleks pidanud rippuma võllas. Ta lasi seal reisironge õhku ja muud siukest. Et no see. Ja kui me lõpetame keset stseeni, nagu öeldud, me teame, kust me jätkame, eks ole. No, romaani konspekt, see ma enne näitasin. No mul on mingi sarnane siuke kritseldis on mul olemas. Ma joonistan sinna ka mõõku ja ma ei tea, otsast löödud päid kuskil kõrva pidi oda otsa löödud. Noh, igasugused asju. See hoiab mind selles mõttes sees. Ja dokumendis näiteks võivad olla tegelaste kirjeldused. Kui te olete näinud, kas te mäletate, oli Nõukogude lõpus tuli minu arust, kas armeenlased tegid filmi Aarete saar, multikas. Ja seal on siuke, et iga tegelane, kes siseneb stseeni, eks ole, et on, ma ei tea, Squire Trelawney, kus me öeldakse, kus tal öeldigi, et no kuidas ta on, et laisk, argpüks ja siis oli väga lahe asi, mis vene keeles öeldi, mulle meeldis, harakter, katsutstvõjad. Noh, et see oli nagu hästi, me teeme tegelase kirjelduse. Mis on nende suhted näiteks? Mul on juba peas üks selline kahtlane peategelase suhe ühe naiskonkistadooriga, kelle nimi oli Maria de Estrada. Niisuguseid asju saab sinna luua. Kaardid kohad sellest ajajoonist rääkisin, reeglid maailma kohta, mul on füüsiline maailm, mis on ajalooline, seal on reeglid on teada. Mis on sündmused, mul on teada. Sinna saab juurde panna asju, mida võib-olla maailmas ajalooliselt ei toimunud, aga võisid olemas olla, et realistlikumad. Nimede loend, vot see on tähtis.
ma olen avastanud, et näiteks selles samas Conquista teemas kohutavalt palju inimesi on teada. Kes nad olid, mida nad tegid, kes oli suurtükiväelane, kes oli kõige parem ratsanik. Juan Velasquez de Leon, see oli kõige parem ratsanik, tapeti Tenochtitlanis pisarate ööl. Ja suri koos oma indiaanlasest naisega, väga ilus, siuke romantiline asi. Ma avastan seda väga ilusalt kirjeldada. Et nimede loend, kes on kes, see on väga tähtis. Kes on pealikud, kes on see staap, kes on Cortesil, et noh, see ajaloolisel kirjanduses see peab olema paigas, muidu see ei lenda kuidagi. Noh, joonisused olid ja hiljem, kui see süsteem on tehtud, see säästab aega. Meil on olemas toimikud, millega me tegeleme. Loomulikult, kui raamat on väike, eks ole, see tegelasi vähe, see on lihtne. Kui on aga tegemist tohutu ekspeditsiooniga, siis seal on nimesid. Seal on tegelikult üks asi veel, mis on palju tähtsam, minu meelest, et see säästab su motivatsiooni. Sellepärast, et kui sa pead hakkama mõtlema neid asju välja, tuleb tuju lihtsalt ära ja sul on nagu No, ja, oota, nii. Tüdinevad sellest. Nii. Kui palju võib tegelasi olla ühes raamatus, et seda nagu normaalne lugeda, mis nagu kirjanik arvab? Mida kirjanik arvab või? Täiesti selgelt George Martini see Jää ja tule laul, seal on neid minust liiga palju. Hispaanlasi on kõvasti, aga neid tapetakse ka kõvasti. Et neid saab hukka päris palju. See mõistlik nagu see arv võiks olla, sellepärast ma siin olen ka lugenud. See mõistlik arv on seotud sellega, palju sa ise veenvalt ära haldad. Kui paljudele sa suudad anda karakteri? Kui seal läheb ikka üle 10, siis on väga raske nagu jälgida. Üle 10 tegelase peab, no me ei saa, et alla 10 tegelasi otsustasid ära Mehhiko saatuse või nalja teed. Seal teema on äkki see asi selles, et seal on peategelased, kõrvaltegelased, Just nimelt. kõrvaltegelased, see ei ole, nad ei ole kõik ühtlased. Seal näiteks üks kõrvaltegelane, keda on kirjeldanud, üks mees, kelle nimi oli Trujillo. Trujillo oli mingisugune meremees, kes kui Cortés põletas laevad või hävitas nad ära, tagasi sisemaale minna, keegi saaks ära põgeneda, siis tema oli siuke mees, kes ajalooliselt on teada, et ta oli Montezuma juures valves ja ta peeretas seal valjusti. Mille peale siis valise väga solvus ja pärast hiljem nagu leebus, andis talle kulda, et kuule ära rohkem niimoodi tee. Siis järgmine kord vahikorrast jälle tegi. Et noh, see on siuke asi, ta on kõrvaltegelane, tal ei ole tähtsust, aga ma kirjeldan, et noh, et eespool, noh, ütleme niimoodi, kas Trujillo on seal eespool, no ma tundsin lõhnast juba, noh, eks ole. Ma soovitan lugeda selle peale 3 valitsust, siis seda küsimust enam ei. Ma alustasin ja ma loobusin. Ja 3 valitsus, ärge unustage, et 3 valitsuse nimed on teistsugused. Need ei ole meie jaoks. Need ei ole meie jaoks. Aga kui meil on Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, need eristuvad meie jaoks. Selle enam, et hispaania keel on foneetiliselt eestlaste jaoks lihtne. Meil on lihtne hääldada hispaania keelt. Mõõdikud. Kui me tahame joonel püsida, teeme endale mingisugused eesmärgid. Mitu seeni me valmis saame, mis aja jooksul? Minul seda ei ole, ma endale ajasurvet ei pane. Mitu peatükki? Mitu kirjutamispäeva järjest? Vaat seda ma tahan pidada. Mitu päeva ma järjest on kirjutada? Tavaliselt ma praegu olen ühe osa toimetamise juures, minu reegel ma ühe peatüki tahaksin päevas ära toimetada. Mitte lõplikult, aga niimoodi, et ma saan lugeda anda kellelegi. Mitte niimoodi, mul on lõigud vales järjekorras näiteks, sest ma kirjutasin niimoodi, nagu parasjagu torust tuli. Ja muidugi. Ma tavaliselt ei näe neid. Ei, jah, selles mõttes, aga kui nagu aldis sa oled toimetaja nii-öelda ettepanekuid kaaluma või... Väga aldis, väga aldis. Nemad väga sageli, nemad on ka ju, nemad on keelespetsialistid. Sageli nad on ka need inimesed, kes on ka samamoodi, nad on huvitatud sellest, et see raamat nagu läheks edukalt, eks ole ju. Aga mõnikord näiteks nad ei valda teemat. Näiteks on üks siuke moment, kus ma ei olnud üldse nõus toimetajaga, kus ta ütles, seesama hundipäikese aeg, kus seda toimetati, eks ole, ja siis ma kirjutasin, et see peategelane oli nagu kogenud retkeline, eks ole, ta teadis, mismoodi tuleb rännakul olla. Siis ütles, et tema soovitas, aga kui kasutaks hoopis nimed kogenud matkaja. Ma ütlesin, no saage aru, et 5. sajandil inimesed ei matka. RMK matkaradasid ei ehita sel ajal. Matkamine ei ole teema, inimesed ei lähe kuhugi, kuhu vaja ei ole. Et noh, sellist asja pole olemas. Et mõnikord see võib niimoodi tulla. Aga üldjoontes tasub lihtsalt hoolikalt lugeda. Ja tegelikult nii palju, kui mina tean, praktika on see, et tema soovitab ja mina viin ellu selle. Eks ole, ja siis ma vaatan seda iga kord üle ju. Aga üldiselt see nagu ikkagi... No muidugi. No, mul peab olema see alandlikkus enda sees, et ma ei ole maailma kõige targem inimene. Noh, keegi võib... Keeleloogikast inimesed võib-olla tunnevad paremini kui mina, päris ilmsesti tunnevad paremini kui mina, sest mina ei ole keeleinimene otseselt. Noh, ja nemad on. Nii, järgmise töö nimekiri.
Need on samad asjad, mis tulevad sinna konspekti. Kas me teeme selle asja? Kas ma uurin välja, mis võis olla mingi konflikti põhjus? Kas ma kirjeldan näiteks turuplatsi? Oluline asi näiteks Tenochtitlani linnas, Asteekide pealinnas. Mis on turuplats, seal on oma nimi, seal on oma... Ma näiteks ei teadnud, ma ei kujutanud ettegi, me kujutame ette, et indiaanlased olid sellised, et neil oli mingisugune tore elu, siis hispaanlased keerasid kõik tuksi. Neil olid oma bandiitide jõugud. Neil oli ka sama asi nagu igal pool mujal, ära öösel väljas hulguna. Nende maailm on paljudes aspektides sarnane nagu meie oma. Ütleme niimoodi, ta ei ole selles mõttes normaalne ühiskond, et inimeste tapmine on daily basis ei ole nagu okei, sest nemad iga päev ohverdavad ju inimesi, et päike tõuseks. Arvatakse, et see on alateadlikult olnud, ütleme, ühiskonna alateadlik populatsiooni kontrollimise meede. Jaa. Ma olen sellega nõus. Ei ole tõsi. See tsivilisatsioon oli kokku kukkumas juba enne. Ühtegi, kas te olete näinud filmi Apokalüpto? Teate? See on väga hea film ja selle esimene moto on see, et mitte ühtegi tsivilisatsiooni, suurt tsivilisatsiooni ei ole võimalik väljastpoolt vallutada, kui see juba sisemiselt ei ole mädanenud. Samamoodi roomlastega, samamoodi Kreeka kultuur, samamoodi egiptlased või mingid muud või sumerid. See tsivilisatsioon on juba kokku vajumaas, ta on omadega läbi. Ja siis tulevad võõrad ja võtavad selle üle. Enne ei ole võimalik. Iga mingi aja tagant vaadata üle, mida ma teen, kus mul asi kiratseb, mis asi läks hästi. Et ma pean nagu see, kus ma ütlen, retrospektiivne vaade sellesse, et mida ma teinud olen. Kas see nagu on hästi, kas see üldise plaaniga klapib. Mina näiteks teen praegu, mul need osad on kõrvuti ja kui ma avastan midagi, stopp, siin on üks asi, see võiks tegelikult alguse saada hoopis mingi paar juppi varem. Ma juba näiteks, selle ma võtan, selle ma algatan juba seal. Ehk siis mingisugune paar osa varem, sest et see peab sinna, ta ei saa lihtsalt üles karata kuskil selles, kuigi ta olemas oli, ta peab alguse saama seal, kus ta loogilise alguse saab. Ma pean seda vähemalt mainima kuidagi. Ja kas ma liigun sinna, kuhu vaja? Ajaloolises romaanis on selles mõttes lihtsam, et sündmused väga palju dikteerivad. Küsimus on, kas puent on see, mida ma tahan. Näiteks, kui ma alustasin kirjutamist Hundipäikese aeg, ma mõtlesin, et see lõpeb nagu eks ole, kõik võidavad ja peategelane on selline, kõik naised on tema ja mudu voolab lõputult. Ma lasin oma peategelase maha lüüa. Oli palju huvitavam. Parem. Oli parem. Et peab oskama loobuda igasugustest jätistest. Ja mida ma enne ka ütlesin, esimene mustand, las olla selline, nagu ta on. Pole mingi vahet seal, milline ta on. Peaasi, et on kirjas, peaasi, et ma olen nagu enam-vähem kõik peatükid ära katnud, nüüd hakkame tegema selle toimetamisega, et ta läheks paremaks. Kirjutada kohe, ma võin tunnistama, ma olen aeg-ajalt näinud sellist asja, kus inimesed kirjutavad kas lõputöid või neil on aja peal mingi koolitöö ja nad tahavad anda ära kõige paremat tulemust, mis üldse, ma olen alati öelnud ka, et kuule, ära tee seda. Sa pead andma õigeks ajaks midagi. Eriti kui täiskasvanu õppe, sa pead õigeks ajaks andma midagi, mis on enam-vähem. Aga ei, nad tahavad anda niimoodi, et oleks ainult 5 tulemus ja siis nad muretsevad, scrollivad üles, scrollivad alla, higistavad ise, öösel ei maga, närivad huuled katki ja mis iganes, saavad haiguse või palaviku sellest kõigest ja tahavad šedöövrit anda ja see on viga. Esimene asi, mida peab tegema, oska minna üle sellest. See, et ma ei oska seda lauset lõpetada, see on tühi asi. See, et ma selle lõiku ei oska lõpetada, ma olen 3-4 enterit, ma lähen edasi. Ma kirjutan sinna, et selle jamaga tegelen hiljem. Siuke probleem. Ja ma lähen edasi. Võib-olla teen selle jutu punaseks ka, et ma leiaks hiljem üles. Kvaliteet ja ilu on siis, kui me seda pärast poleerima asume. Kumb rohkem siis aega võtab, kas esialgse mustandi või selle poleerimine siis pärast? Ma julgen öelda seda, et minu jaoks, kuna ma olen siiski veel tööturul täiesti aktiivne osaline, et minu jaoks selle mustandi tegemine on keerulisem. Mul seda mahti, sest kirjutamine on ajamahukas asi väga sageli ja mul on selle aja leidmine sageli keeruline. Toimetamine hiljem, kui mul on see olemas, ma tavaliselt, ma nüüd kirjeldan võib-olla ka, minu toimetamine näeb välja selline, et ma prindin selle välja.
ma võin kohe öelda ka, et pealkiri on siin Põlev naine. Väga kuum. Nii, et ma prindin selle välja ja mul on ta alati kaasas. Ma mätserdan seda igatpidi ära. Ma kirjutan sinna mingisugused, no kas on kirjavead, mingid vahemärgid, muud sellised asjad, siis ma tõmban siin jutte ümber, viin, et see peab olema hoopis kuskil varem see lõik või kuskil hiljem. Ma teen selliseid asju, kleebin siia vahele stikereid ja hiljem ma lähen ja nagu ma selle ära toimetan, siis ma panen kohe, ma murran need lehed ära, hop, kinni. Ma tean, et see mul tehtud, ma lähen alati puhtalt lehed. Mul on nagu selles mõttes süsteem, mitte ma ei lappa kõiki neid lehekülgi jälle edasi-tagasi. Kui ma teen midagi ära, ma murran selle katki, et ma tean, et ma ei tule selle juurde tagasi. Ma võtan pärast järgmise mustandi ja ma teen tollega. Kui see jääb mingi pisike viga sisse, las jääb. Ma tegelen sellega hiljem. Pärast seda ma saan seda anda juba kontrolllugejatele enam-vähem. Noh, natukenegi. Ja sealt ma saan juba paremat tagasisidet. Ja siin on siis kokkuvõtlik, mida ma olen nagu juba täna rääkinud, aga kui ma nüüd lähen selle juurde edasi, see ka, et kui meil on selline süsteem, kui me kirjutame pikemalt aega, siis minu jaoks on tekkinud teatud mõttes, kuidas moodi mina lugusid alustan. Tavaliselt mul lugu algab natukene nihkega, ta ei ole selles kohas, mis on nagu põhiosa ja makke jäigi magama. Nii, ühesõnaga, et ma ei alusta seal, kus on loo põhiosa, vaid ma intrigeerin seda kuidagi. Näiteks, kui mingisugune osa algab sellega, et on mingi kahe võitlus, inimene saab vastu pead, eks ole, on haavatuna maas ja lugeja hakkab mõistama, kes need olid ja miks see möll üldse tekkis ja selgub võib-olla alles 3 peatüki pärast. See on media arrest tehnika. Ma ei tea, mis see tähendab. See tähendab sündmuste keskelt. Võib-olla. Ühesõnaga, ma nihutan natuke ajaliselt neid sündmusi. Kui te lugesite Kronosütisti, siis seal oli ka ajalised nihkumised, eks ole. Leitakse ajakapsel ja arvatakse, et see on peategelase oma, tegelikult see on hoopis kellegi teise oma. Sest ajaliselt need asjad, ma ei kirjelda, mis hetkel see kõik toimub. Ja see selgub hiljem. Ja see lisab natuke nagu põnevust. Ja ma teen tavaliselt, minul on juba kujunenud välja, kuidas moodi mina lugusid alustan. Aga küsimus sinna juurde, vaata, kui sa teed mittelineaarselt, siis kas sa alguses, kas sa kirjutad ka samamoodi hüpates või sa kirjutad pigem lineaarses järjekorras ja siis tõstad ümber? Nii, mina teen niimoodi, ma teen selle struktuuri valmis. Ja kõige vahvam asi, ma avastasin selle enda jaoks just nimelt seda hundipäikese aega kirjutades, et ma teen struktuuri valmis ja mul on jumala ükskõik, mis tujus ma parasjagu olen. Vaat ma kirjutan praegu seda viimast peatükki hoopis, sest mul on struktuur olemas. Ma ju tean, mida ma tahan teha sinna ja see on lihtsam. Eks ole? Ja kui mulle tundub mingisugune peatükk päris igav, kurat, aga äkki ma teen sujuvama üleminek, jätta selle üldse ära. Või siis, pagan, see tundub nii põnev, teeme ühe peatüki juurde. Aga üldjoontes mul on struktuur olemas. Ma näiteks selle sama, mis mul siin praegu see ära mätserdatud asi oli, ma sellesse kirjutasin niimoodi, et mul, ütleme nüüd, ma alustasin ühe alguspeatükiga, siis ma kirjutasin vahele, kuidas moodi hispaanlased ja Tlaxcala sõjamehed omavahel hirmsasti kokku lähevad, tükke lendab, väga uhke. Ja siis ma kirjutasin ka lõpuosa. Ja vahepeal on tegelikult päris palju mingeid muid sündmusi. Näiteks üks koht on see, kus üks konkistadoor käib jahil näiteks koos indiaanlastega juba. No, ma ei saa üle sellest jahil käimist kuidagi. Et mul on struktuur olemas, ma kirjutan sinna, kuhu ma tahan. Mul on tegelikult need osad, mul on see hästi tagasihoidlik plaan kirjutada umbes nagu 10-jaoline siuke romaaniseeria. Ja ma võin kirjutada ükskõik millisesse osa, sest mul on struktuur tehtud. Ma tean, mis seal toimub. Mis seal peaks olema. Ja see lihtsustab. Torkaks siia kohale vahele, sellepärast, et see writing excuses, millest enam rääkisin, seal nad lõpuks jagasid kirjanikud 2 gruppi. Üks on outlinerid, need on need, kes teevad kontuurid valmis ja siis täidavad lüngad. Ja on olemas discovery writerid, kes hakkavad servast kirjutama sinkadi-vonkadi. Kõige geniaalsemad teosed tekivad elamas discovery writeritel, aga üks probleem on. Nad kurat seda teab, millal see lõppu jõuad ja kuhu see jõuad lõpuks välja. Outliner võimaldab teha sihukest asja, nagu sa praegu just rääkisid. Ja see on nüüd see asi, mis on armee, see on nende toetusväe, ütleme toetuse plaan ja see on selline lines of operation, mida me peame tegema, et me jõuaksime eduni. Me oleme kuskil siin, oletame, toimub näiteks, ma ütlen, Conquista maabub, eks ole, kuskil. Ja see lõpeb kuskil selles kohas. Me teame, et siin vahel on mingid sündmused. Mis peavad toimuma siin vahepeal? Millised jooned peavad kokku minema? Kus kohas positiivne ja negatiivne pool kohtuvad ja mis nende vahel toimub?
kus kohas need tegevusliinid ühinevad. Et selline joonte tegemine, ma tõin lihtsalt nagu pilt on hea, noh, ma seda väga rohkem nagu tegema ei hakka, noh, lahti seletama, aga nende joonte tõmbamine ajas on oluline, mis järjekorras, mis asjad peavad toimuma ja mis peavad olema tehtud. Üks küsimus või? Selle kohta või üldse? Ja selle teema. Nii. Pättan ütles seda, et nojah, et no sama nagu mis sa ütlesid see, et kõigil on plaan ja siis vastu lõu, kui saad, siis käib plaan kokku, on. Nii. Ja Pättan ütles seda sama sõjanduse kohta, aga ikkagi me kogu aeg teeme neid plaane ja muid asju, et me ei saa nagu ilma, kas me mingit alternatiivi ka. Ma ütlen, selle kohta öeldi teist asja ka. Ma ei mäleta, kes see täpselt ütles. Ma nüüd ropendan korraks, aga mitte palju. Et lihtne, kui me teeme plaani, siis läheb plaan perse. Kui me plaani ei tee, siis läheb kõik. Selle kohta võib olla niimoodi, et kui sa plaani teed, sa võid perse minna, kui sa plaani teed, siis läheb raudselt. Jaa, nüüd, no siin on teine näide sellest, mingid erinevad, mida peab saavutama, eks ole. Me peame vastast hirmutama, haarama initsiatiivi, see etapp näiteks, mis sündmused siin toimuvad. Seda viisi saab üles ehitada kuskil Excelisse terve sündmuste jada ja selle järgi teha oma peatükid, selle järgi kirjutada. Mina, kes ma olen täiesti kaootilise mõtteviisiga inimene, mul läheb seda süsteemi vaja. Et mulle see nagu sobib. Ja mida veel, mis mulle meeldib? Kõik meeled. Huvitav on see, et kui inimesed ei kujuta ette, kui palju näiteks lahinguväli või mis lõhnad seal võiksid olla. Keegi musta püssirahu lõhna on tundnud kunagi. See on niisugune mõnus pahmakas. On hea. Eks ole, teine asi, kas keegi on sooja värsket verd nuusutanud suurtes kogustes? Ma põdrajahil. Ja näiteks, ja kui suures inimesed on erinevad, mul on üks tuttav väga kõva sõjamees, ta oli snaiper, oli Afgaanist. No ütleme niimoodi, see ei olnud üks sihtmärk, mida ta seal hävitas, ta ikka tegi. Ja ta ütles, tema näiteks ei kannata, ta sai verd näha ka. Ütles, et tema jahil ei saa käia. Tema jaoks see on nagu täiesti auto, ütleb, kaotab teadvuse, aga sõjamees on kõva. Noh, ega snaiper väga palju ei näe ka, kui ta juba laseb. Ehk siis kõik meeled tasub kaasata ja kui me oleme juba ulmes, siis äkki 6. ja 7. meel on ka kuskil olemas, eks ole. Et neid kaasata. Kõigi meelte kaasamine on nagu hea asi, kui inimesele kirjeldada, mis lõhn seal on, mida seal saab näha või mida ei ole näha, aga mida me teame, mida me kuuleme näiteks. Et see kõik lisab sellist... Muide, mis verre puutab see Pätton, keda sellest mainist, eks ole. Nii. Pätton, kui ta Sina, keegi... pärast lahingut läks köödima nagu vaatama neid tulemust, eks ole, siis ta kukkus ropsima. Pätton on tuntud nagu juht, eks ole. Samal ajal Eisenhower, see lihtsalt põhimõtteliselt käis ja vaatas kõik üle, lihtsalt, et nagu surnute süü enda peale võtta. Sest see tegelikult tema korralduse tõttu on kõik inimesed surnud. Nõus. Et tal ei ole õigust teid jätta nagu lihtsalt reaks Excelis. Just nimelt, et ta läheb ja nuusutab seda kõike, mida teised on tema käsul pidanud tegema. Pätton tuli ka, aga lihtsalt ei kandnud välja. Nii, siis minu vahendid, mis ma ütlengi, konspekt, seesama operational design, osta Amazonist raamatuid, mul on terve kasti täis, tellisin, palju läks maksma. Näiteks on, keegi küsib, me ei tea, mida, kuidas? Või Eeva käest. Näiteks üks asi, mis öeldi, on selline raamat nagu Broken Spears, ehk murtud odad. Ja see on konkreetselt just nimelt ühe mehhiklase tehtud, Miguel Portillo vist oli tema nimi, ja ta kirjutab sellest, mida indiaanlased tajusid, mida nemad nägid ja mida nemad mõtlesid või arvasid hispaanlaste tuleku kohta, millised ended olid. Et on olemas tegelikult päris hästi teada. Kõik on teada, mida nad arvasid või mõtlesid. Ja ehk siis tuleb ennast eksperdiks teha. See ei ole see, et ma olen sõjaväelane, ma kirjutan ainult sõjast. Ega see conquista ei ole ainult sõda. Ta on midagi muud, seal on palju, seal on inimsaatusi niivõrd palju, seal on tavalisi elusid, muresid, kuidas homme. Näiteks tüdrukud võib olla, kuidas saada mehele, seepärast, et päris paljusid löödi maha nüüd. Eks, kuidas saada üldse mehele, sest meil on rõugearmid. Seal on isiklikke tragöödiaid, seal on väga palju. Mis asi? Kuidas saada mehele, kui sul on rõugearmid? Kusjuures ega indiaanlased ei vaata seda, võib-olla nemad vaatavad seda, et see inimene jäi ellu, äkki jumalad valisid ta välja. No, seal on... Ja ma Conquistast tahan kirjutada, jah. Mul on Conquistast pooleli. Mul on Conquista teemaline ulme ka pooleli. Nii, ja targad sõbrad.
et ärge häbenege. Ärge häbenege. Ma olen saanud sõprade käest täiesti erinevaid arvamusi raamatute kohta. On väga kriitilisi, on väga positiivseid, aga üldjoontes nad ei soovi mulle halba. Ja kirjanik peab olema osav varas. Ehk siis, kui te midagi lahedat märkate kuskil, põimige see sisse niimoodi, et teised aru ei saa. Üks minu tuttav, kes ka kirjutas, no ta praegu enam ei ole kirjutanud, aga ta kirjutas ja oli kohe tunda, kuidas ta oli populaarsetest filmidest võtnud situatsioone ja sinna põiminud enda tegevusse. No, ma mõtlesin, aga vaata, mina tunnen ära, siis teised ammugi. Kuidas ise sellesse varastamisse suhtud? Ma kunagi kirjutasin ühte asja ja siis sõber ütles, et see on ju Black Mirrorist. Ma ise ei ole Black Mirrorit vaadanud kahjuks. Kokkusattumusi võib juhtuda. Kokkusattumusi võib juhtuda. Ma julgen öelda, et see vargus peab olema midagi muud. Minu vargus seisab selles, et ma näen mingit situatsiooni elus. Mingit nalja kuulen, eks ole. Ja ma põimin sellesse konteksti võimalikult moonutades seda niimoodi, et see ei ole ära tuntav, kust see tuli. Jaa. Või vähendan seda algupärast konteksti. See on see kokku, see oleks paslik, nagu tsiteerida Salvo Tardalit, kes ütles, et harvad kunstnikud, need laenavad. Head kunstnikud varastavad kogu pasaga nagu asju. Et häbenemata, sest sa hiitad selle mingi asja peale oma asjaga. Ma arvan, et sel hetkel, kui me hakkasime kirjutama ja mõtlesime, et meist võivad saada kirjanikud, sel hetkel see häbi, me asetasime selle endast kõrvale. Et kirjanik peab olema valmis selleks, et teda ei armastata selle eest, mida ta teeb. Nii, ma jõudsin oma ametliku osa lõpuni, poolteist tundi. Aitäh, mul oli planeeritud aplaus mingi minutikene hiljemaks, ma tahan nagu, et ma loodan, et sellest, mida ma siin praegu rääkisin, oli ka natukene nagu abi kellelgi, kes seda vajas. Seesama inimene minu arust, kes seda minu käest küsis, teda minu arust praegu kohal ei ole. Et sellest on natuke kahju, aga video jääb, eks ole.